võib juhtuda, et täna pärastlõunal ilm manifesteerib ennast või see Keelungi hüüdnimi Reini poolt, et vihmane 100 ja 200 päeva aastas on vihma, sest ilmateade lubab kõigepealt hirmsat palavust ja siis pärastlõunast äikest, nii et tuleb mul päevaga pihta hakata kiiresti, et ära näha siis mõned asjad, mis ma siin Keelungis veel näha tahan. Ja kõigepealt ma olen siin Maritime Plaazal, et see vesi juba looduslikult või see ookean lõikab sügavale siia Taiwanisse selle Keelungi all, tehes sellest suurepärase loodusliku sadama. Ja see Maritime port, praegalt on siin puupõlend, aga ta oli kuni väga kaua, 2003. aastani oli suletud ala ja ainult suured sadamad ja tööstuslik sadam. Aga pärast seda siis konverteeriti või tuli see ümberpööramine turismi poole ja nüüd on siin näha kruiisilaevasid. Ja see on see koht, kuhu siis kruiisituristid tulevad kõigepealt või satuvad siia puupõlendaga platsale. Ja siin on need nimi ka kirjas, Maritime Plaza. Ja pimedas õhtul olevad siin ägedad LED-valgused, mis selle üleval suure Keelungi sildiga resoneeruvad kenasti. See Keelungi sild sellega on omaette lugu, sellest ma räägin ka siis, kui ma sinna üles ronin, et siuke plaan on mul nüüd järgmiseks. Siit nurga alt näeb nüüd seda resoneeruvat Keelungit, et siit Maritime Plaazal on ka see Keelung, suured tähed lähevad. Woman Square, Womani väljak ja siin keskel on siukene naljakas punu või kunstitöö köitest niimoodi kokku pandud. Vanad laevaköied, mis päriselt on kasutuses olnud. Olen siin üleval Keelungi sildi juures kohal. Siia kohe andis turnida. Sealt alt üritasin majade vahelt omast arust otseteed leida. Aga see tänavate rägastik oli siukene kodelik, väikesed kitsad tänavakesed ja siis vahepeal trepid. Aga kui see Keelungi silt nüüd meenutab Hollywoodi, siis natuke Hollywoodiga on seal seost küll. Nimelt tehti see silt aastal 2006, pärast seda, kui 2005. aastal Keelung oli võõrustanud sellist asja nagu kuldse hobuse auhinnad ja või kuldse hobuse gala ja natukene meenutab või ongi sisuliselt see kuldse hobuse gala siis hiinakeelsete filmide jaoks sama, mis on Oscari gala muu maailma filmide jaoks. Ja sellest inspireerituna siukene natukene Hollywoodi stiilis ja silt. Kui see üles tähtede taha tonida, see vaimu, kui kõrged need on, ikka päris mitu inimese kõrgust, üks täht. Ja siin on näha, et mingisugused need justkui elektrikapikesed oleks taga. Et see on kõik peen LED-valgustuse värk, et saab erinevaid valgusi siia panna. Vaatan neid tähti, et siin on need augukesed ja värgikesed, et siin paistab, et siin on need kohad, kust valgus süttib ja siis on niisama augukesed, et need niisama augukesed on, et teha seda silti siis ilmastiku kindlamaks, et see küngas, kus otsas ma praegalt asun, et eriti kui on siuksed taifuunide perioodid ja asjad, et on ilmastikule väga avatud ja selle jaoks on siis vaja mingisugust kindlustust ehitada. Siit ülevalt on päris head vaated, paistab see Maritime Plaza ära ja see suur kruiisikas. Et ligi 750 000 kruiisituristi toodi näiteks aastal 2024 siia. Et pole veel samas kohas, kus enne suurt koroonapandeemiat,
aga väga oluline panus Keelungi linnale. Et see linn ennast tööstuselt üritabki nüüd ümber orienteerida, et neil on isegi mingisugune plaan, et ühendada mäed, meri, sadam, kultuur, kõik see värk siukseks üheks terviklikuks narratiiviks. Laskun Fairy Cave templi suunas, muinasjutu kaev ja siin samas kõrval või muinasjutu koobas ja siis samas kõrval on ka Buddha Hand Cave, Buddha käe koobas. Mõlemad on looduslikud koopad ja see Fairy Cave Jaapani ajal, kui jaapanlased tulid 19. sajandi lõpus, siis konverteerisid pühamuks. Enne seda kalurid olid seal vihmavarjus. Ja see teine koobas, see Buddha Hand, et seal see olevat olnud pommivarjend teise maailmasõja ajal. Aga täna ta on lihtsalt koobas, et ei ole kuidagi pühamuks konverteeritud. Ja mõned kohalikud siit jalutavad vastu ülesse ja nii naljakalt ütlevad tere asemel. Nad ei ütle mitte nagu tšau, kui nad püüavad sinuga nagu enam-vähem samas keelt rääkida. Näevad, et sa oled valge, siis nad ütlevad tsao. Nii naljakalt tsao. No nii, see näiks olevat sissepääs sinna Fairy koopasse või pühamusse. Siin seina peal on mingid tähenduslikud kirjad kohalike jaoks. See parem koopaosa, laiem. Siin on suhteliselt mõnus, pidavat olema astumiseks. Teine vasakpoolne, kust välja tullakse ilmselt. Seda klaustrofoobilistele inimestele ei soovitata. Eks Gemini käest küsime, et mis see tähendab. No, Google'i Translate tõlkis eesti keelde kui sama, mis meri. Et kuna ta on suhteliselt vee lähedal, siis vanasti enne kui see sadamala polnud nii välja ehitatud, siis olevat siia seda lainete loksumist tadekosta olnud. No nüüd on natukene see meri taandunud just nende sadamehitiste pärast ja on 300 meetri kaugusele läinud. Siin on see pühak siis. Aga liikudes edasi koopa sügavustesse on siin see põhiline altar. Siin kõrval väiksed ja tagused. Ja paistab, et ka see pühak armastab, kui talle nänni tuuakse. Seina peal sellised skulptuurid tehtud. Nüüd ma sisenen siia väiksesse klaustrofoobilisse koopasse. Ega siin väga paksud inimesed liikuma ei mahu. Ma vaatan, et minu jaoks on paras niimoodi, et ma ei puuduta seinu, kui siit läbi lähen. Aga suuremad inimesed, neil on täitsa tegu. No Taivani inimesed on üldiselt väiksemad, nii et nemad mahuvad. No siin on täitsa pugemine minul ka ja igavene häda, kui inimesed valelt poolt sisse hakkavad tulema ja vastu tulevad. Et siis sa pead otsima mingi orva, kus nad mööda pääsevad. Ja siin üks perekond liikus valet pidi, tuli vastu just. Aga paistab, et nüüd sain läbi. Okei, ühte püha kohta ja siis järgmisesse ummikusse. Järgmisse kitsasse auku. Siit vist ei lähe üldse kuskile. Ei olegi muud varianti, kui peaks sama pidi tagasi liikuma. Okei. Käid püha kuju juures ära, lähen kitsasse auku ja siis tagasi. Et ei ole inimesed segased, et tulevad vastu ja vales suunas siit. Väikese kitsakoopa lõpus ei ole väljapääsu. On lihtsalt üks väikene püha ruum ja kogu muud.
okei. Igatahes sain käidud. Cave'ist väljas ja hakkasin otsima seda Buda Handcave'i, et Google Maps'is nad on üksteise otsas praktiliselt, aga märgid on ainult selliste tähtedega. Niisiis ma võtsin Kevini, andsin Kevinile kaamera ja hakkasin talle ütlema, et nüüd juhi mind nagu samm-sammult, mis see märk ütleb. Ja siis Kevin juhtis mu siia ja luges märkidelt välja, et 50 meetri pärast olevat siis Buda's Handcave. Paistab tõesti, et jõuangi mingisugusesse koopasse. Noolekene asutab siia. Siin kusagil pidavat käemärk looduse poolt, looduslik, justkui käemärk olema. Et sellest on siis nimi Buda's Ferry või see Buda's Handcave. Siin on muidugi suhteliselt pime. Koopad lähevad erinevas suunas. Ma pean liikuma valguse suunas. Mingised kirjad lakka kraabitud. Vist mingisugune 19. sajandi lõpupoole. Siin koopas muidu vist levi ei ole, mis see tähendab, et ma ei saa oma abimehel Jiminelt küsida, et mis need tekstid tähendavad. Natukene kitsas siin ka, et klaustrofoobilistel inimestele võib olla keeruline. Ja kujutada ette, kuidas teise maailmasõja õhurünnakute eest paljud inimesed siin koopas olid. Kõrvalharu viib samasse kohta. Sel koopal on tegelikult, ma leidsin teine sisse ja väljapääs ka. Otsisin seda Buda kättlaes. Inimesed osutavad näpuga siia ülesse. Ilmselt need on siis need justkui rohelised sõrmed, mille järgi koobas nime on saanud. Koopast väljas jõuan järgmise attraktsiooni juurde, milleks on Keelungi majakas. Seal taga peidus peaks olema. Esimest korda süttis see majakas, et laevadele teed näidata aastal 1900. Et enne seda, enne jaapanlaste aega, 1895 jaapanlased tulid 1899, hakkasid seda majakat ehitama. Et enne seda Keelungi sadamasse, mis täna on sihuke võimas kaubasadam siit otsast. Suured laevad enne seda ei tahtnud tulla, et üks asi karid ja teine asi, et see vesi oli vist liiga madal ka, aga no jaapanlased tulid, tegid selle infrastruktuuri osa siin kolda, panid siia majaka püsti ja see majakas, see installatsioon on siin päris vana tehnoloogia, aga võimaldab valgust heita kuni 30 kilomeetri kaugusele. No siin see majakas oma täies kõrguses ja hiilguses näha. Paistab, et ülesse sinna päris ronida ei saa, et uksed aknad kinni. Väga kõrge ta ei ole, aga ta ise asub sellise väikese künka peal. Lähme vaatame, mis siit üle padjääli siis paistab. Aha, ma juba näen seda tippu. See on see Keelungi laid. Ja seal muulide peal on teised väiksemad majakad, tänapäevasemad. Võiks öelda, et majakavahi maja, aga see majakas olevat täis automatiseeritud. Nii et otseselt majakavahti, kes seal tuld sütmas käib, tänapäeval muidugi enam vaja ei lähe. Ja loodus ja suur tööstus eksisteerivad kõrvuti siin maal. Järsud trepid Paimivengi kindlusse. Siin on see kindlus, see Paimivengi kindlus, mida kutsutakse ka Hollandi kindluseks
kõrgemalt vaates, et näeb perspektiivilt ära, mis seal on. Paistab, sinna saab jalutama ka minna. Et kindlus ise natukene on segane, kes selle esimest korda asutasid, kas hispaanlased või hollandlased 17. sajandil, et seda Keelungi kanti siin domineerisid mõnikümmend aastat hollandlased, et võib-olla nemad tegid alguse ja siis hispaanlased domineerisid, et võib-olla nemad tegid kindlusele alguse, oleks loogiline oodata, siis tulid hollandlased, siis oli Kingi dünastia, Kingi dünastia tugevdas 19. sajandi 70-ndatel pärast miskisugust intsidenti seda kindlust. Ja kui jaapanlased tulid Jaapani aeg, siis 20. sajandi päris esimestel aastatel, siis nemad tegid sellest ametliku kaitsekindluse ida poolt peale pressivate venelaste vastu. No tänapäeval on see muidugi vaatamisväärsuseks konverteeritud. Kindlusest väga palju järele ei ole. Põhiliselt see bunker siin. Mis pole väga suur. Ja siis ümber on ehitatud sellised Hiina katusalused. Keelungis on siiski ujumise kohad ka olemas. Ohoo, siit algab kohe täitsa midagi suvituspiirkonna moodi. Kui ma eile Geminalt selle piirkonna kohta küsisin selle jalutuslaja, mis siin läheb ja nii edasi, siis Gemina arvas, et need on Keelungi lähistel parimad liivarannad, valge liivarannad. Nojah, sellised need siis on. Aga tõesti, parimad rannad selles mõttes küll, et eks see Keelungi kant on ju kogu seda sadamaala täis ehitatud. Ja siit jalutuslada läheb sinna külani välja tee ääres. Ja kuna nii olen plaanitud vaatamisväärsused vaadatud ja välja joonistatud kaart näitab siin ümberpööramise kohta, siis ma hakkan vaikselt hotelli poole tagasi marssima. Taevas on selliseks halliks läinud, aga loodetavasti vihm veel natuke pea. Vaat, mis selle valge maja peale on kirjutatud. Santorini, selge siis, kus inspiratsiooni saanud. Nüüd, kui ma meenutan, siis see minu Taroko lähistel Xinjiangis see hotell oli ju ka samasugune valge ja sinised raamid ja kuppel, et ka Santorinist inspiratsiooni saanud. No näe, Gemini ei valetanudki. Vaimoshan Lowers Coastal Boulevard. Ja kui edasi kaugemale minna, siis tegelikult seal küla lähistel paistavad täitsa tulevat need liivarannad ka. Okei. Sellelt kaardist ma muidugi näen, et sinna radadeni on tänase kohta natuke liiga pikalt maad. Kruiisike nimi on Diamond Princess. Diamond Princess. Eemalt ma nägin, et tal Goldstein juba suitseb, kes valmistub vasti minema sõiduks.